Nii, Karmo, võtame siis kokku. Tuli see hooaja esimene kaotus, korralikult kohe tõsine kainestav kaotus, et kuidas selle kokku võtaksid, mis siin täna toimus? No täna oli selline juba teistsugune mäng, et võib-olla legionärid ja me ei olnud siin võib-olla harjunud sellise kvaliteetsusega, et saime natuke lihtsamaid võite, oli juba niisugune enesekindlus, mitte niisugune üleolevus küll, aga ma ütleks, et me ei olnud praegu harjunud niisuguse mänguga ja niisuguse kvaliteediga, nagu Tartu näitas, et nad suudavad mängida. Siit kõrvalt vaadates tundus, et vist ei pea olema väga suur korvpallispetsialist, et öelda, et korvpall on sisseviskamise mäng, et ilmselgelt meil tänase visketabavus ikkagi nüüd ütleme kõige parem ei olnud, et lausa võib vist öelda, et oli üsna kehvak, et mis selle võis tingida, kas olime natuke ebakindlad või oli tõesti see Tartu mingisugune meeletu kaitsemäng? Ei, Tartu mängis head kaitset ka, aga tegelikult kõik hakkab ikkagi meie enda kaitsest, et enda reeglitest me kinni ei pidanud väga, ei saanud hakkama ja sealt omakorda me ei saanud joosta nii palju, pidime mängima nii-öelda 5-5 rünnakut ja ei leidnud neid lahendusi, mida me lootsime, et me leiame. No teine poolaeg ega seal mängupilt väga ei muutunud, küll esimese poole lõpuks tegelikult me mingisel hetkel nagu tundus, et korraks ei saame isegi natukene nii-öelda nagu sabast kinni, aga teine poolaeg endiselt Tartu kontrolli all, et mille taha see jäi, et me tegelikult nagu põhimõtteliselt ikkagi ei suutki nagu mängu enam tagasi tulla. Jah, et meil oli sul võimalus küll veel kolmandal veerandajal, aga nad ikkagi läbi mängu leidsid meie need nõrgad punktid üles ja kasutasid täpselt neid nii-öelda liikumisi, kus meie reeglid võib-olla on selline, ütleks, et raske on aru saada, milline see reegel meil on seal kaitses ja nad leidsid täpselt need õiged kohad, kus nad pidid rünnakul punkte saama ja sealt nad ka said. Kuidas sellised, ütleme siis, niisugused järsud, päris tugevad kaotused meeskonna mõjuvad, kas üldse mõjuvad või on sellel võib-olla lõppkokkuvõttes hoopis ka mingisugune positiivne mõju, et lööb kuidagi õhu puhtaks ja saame kuidagi nagu maa peale tagasi nii-öelda? Ei, ma ütleks, see mäng oli väga hea meile, et saime palju klippe, et vaadata, analüüsida mängu. Et siin esimene kaotus kindlasti näitab legionäridele ka ära, et ega see ei ole nii lihtne. Õnneks ei ole nii-öelda liigamäng veel, et see on selline hea koht, kus areneda ja kindlasti siit mängust saab palju kaasa võtta. Lõpetuseks reedel juba Pärnu tuleb vastu ja meie vana hea sõber Boba Sevtšenko siis ka sealpool meile tulemas vastu, et mis siis on need õppetunnid, mis me peame nüüd kaasa võtma siit, et Pärnuga siis ikkagi mitte niimoodi libastuda? Ma ütleks, et meie kaitse, kuigi Tartu mängib teist laadi rünnakut, kui ma ütleks Pärnu, aga ikkagi see füüsilisus eriti, et peame olema füüsilised ja Pärnu on tiim, kellel on ka ikkagi oma nii-öelda karakteriga mängijad, et seal on mõned nõrkused, mõned tugevused, et need tugevused peab kindlasti kinni võtma neid. Aga suur tänu sulle, Karmo, ja mis siis ikka, sõidame koju ja paneme ka edasi, ega midagi teha ei ole. Aitäh!